hakkame mööda karu jälgi, vastu jälge, et vaadata, mida ta teinud on ja kust ta tulnud on. Karud oli hästi iseloomulikud, sest ta liigub pikki kraave hästi palju. Ja kui nüüd GPS järgi seda oma liikumisrada vaadata, siis ongi kogu aeg sellised sirged jooned. Ja siin ta siis nüüd on ilmselt üritanud üle kraavi jää minna. Ja kraavi jää on olnud liiga nõrk arvatavasti ja siis on ta ümber mõelnud ja jää on puruks läinud jalge all ja on ümber mõelnud ja tagasi tulnud. Ja siis mööda seda kraavi jääd pidi jälle edasi läinud. Ja seal teises kohas on veel proovinud. Ma vaatan seda jälje laiust, et millise karuga siis tegemist on, et no jälje laius on niisugune 14 sentimeetrit umbes või. Ja naljaks on tegelikult see, et just meie sellest karuvaatlusonnist oleme praegult umbes 3-4 kilomeetri kaugusel linnulennult. Ja just praegu helistas Ahto, et karu on praegult keset päeva sööda peal ja veebikaamerast ilusasti näha. Ja nüüd ma tulin mõttele, et äkki ongi see sama karu, kes siis nüüd, mida me siin praegu käime vastu jälge, hommikul on siit tulnud. Nüüd on lõpuks jõudnud otsapidi sinna vaatlusonni juurde ja inimesed siis saavad teda veebikaamerast jälgida.